minu poolt siis, et kui Excellent mind palus esinema tulla, siis on ikka see mõte, et millest rääkida ja mida rääkida ja kui palju rääkida, aga siis kuidagi hästi kiiresti tulid nagu need 3-4 sõna meelde. Aga minu isiklik nagu suur sümpaatia kuulub nendele 2 viimasele, et eks sellest räägime ka natukene põgusamalt, pikemalt. Aga et pilt selgem oleks, siis natukene ettevõttest. Et Luna Grupp Estonia OÜ, et me oleme tegelikult Eesti turul alates aastast 98 juba, et küll mitte selle nimega, et läbi erinevate omanike ja läbi teiste nimede oleme siin turul olnud, et Luna Grupp Eesti või Estonia on olnud turul circa 7 aastat ja minu roll on siis olnud seal juhina olla. Mida me teeme? Me müüme tööriistu ja tööriideid. Selline suhteliselt lihtne grupp, aga me rõhume premium-klassile ja sellest ka natuke hiljemalt, mida see siis nagu täpsemalt tähendab. Meie kliendid on tööstus ja tootmine, ehitus. Ja meie selline enda nagu sügav uskumus on ja tahe müüa eksklusiivseid Skandinaavia brände, et see Skandinaavia tuleneb nendest varasematest omanikest, millest enne natukene oli, et on olnud erinevaid nimesid, on olnud erinevaid omanikke, aga see Skandinaavia on nagu sealt pärit. Mis nad nagu eksklusiivseks teeb? Sellised brändi nimed on ja ma arvan, et ega nad võib-olla eratarbijal väga tuntud ei ole, sellepärast, et jaekettidest neid väga palju leida ei ole, aga eksklusiivseks teeb meie jaoks see, et me ei ole ainukesed, kes neid müüvad. Et siit võib-olla TankTools on käsitööriistad, Guide on töökindad, Elbrador on tööriided. Aga see eksklusiivsus annab meile selle võimaluse, et me saame seda ainuisikuliselt müüa, et kui me oleme kliendile selle kvaliteedimärgi nagu selgeks teinud, siis mujalt nad neid kätte ei saa. Aga ütleme, kuna me müüme ehitusele ja tööstusele, siis ainult sellest eksklusiivsetest brändidest ei piisa, et meil on vaja ka teisi brände. Ja see nagu ilmestab, et kui palju meil tegelikult on nagu erinevaid brände, mida on vaja, selleks, et seda ehistuse, tööstuse ja kliendi vajadust rahuldada. Ja mis vajadusi me siis rahuldame? Me rahuldame nende terviklahenduste vajadusi, et me jagame nad enda jaoks sellistesse 4 gruppi, kus on tööriistad, on tööriided, on isikukaitse, on masinad. Ehk siis see terviklahendus võib tähendada autotöökoja puhul näiteks ainult töökindaid ja tööriistakäru, aga kui me lähme mingi suure ettevõtete juurde, siis seal võib see terviklahendus tähendada seda, et neil on 100 meest, 100 töötajad, kes on vaja pealaest jallatalani panna riidesse, kaitsta neid, samamoodi anda neile kätte masinad, tööriistad ja seadmed. Ehk siis see terviklahendus on väikses suurel, et ta ei ole nagu päris ühene. Natukene ka numbritest, et seda järgmist pilti paremini mõista, et nagu öeldud, 20 aastat oleme turul olnud, meil on 3 esindust. Tallinn on meil peamine, Tartus on meil esindus, meil on Viljandis esindus. Miks ta nagu oluline on see, et kui näiteks tahta olla riigihangete äris, siis on see ainult Tallinn ei piisa, et kui tahta nagu kaugemal ulatuda, siis on vaja ka seda mõnda teist punkti. Meil on 4000 pluss aktiivset äriklienti, et kui see eelmise slaidi juurde valles, kõik nad vajavad oma terviklahendust, igal ühel oma vajadus. Meil on olemas näidissaali Eestis siis kogupinnaga 1000 ruutu, Tallinnas on sellest enamus ja see näidissaal on, kuna ma mainisin, meil on tööriiete äris, siis see riiete selga proovimine, et ta oleks nagu õige asi sul, see on oluline, ütleme igapäevasest ise ju teame ka, et võib ka alati online'ist osta endale, aga ütleme ikkagi paned selga, sa tead, mis see on ja kui me tuleme selle professionaalse tööriide juurde, siis ta on kallis ja ta peab sobima ja sa tahad seda proovida, et seda lihtsalt e-poest ära osta, sa põrkud sellega, et sa nagu hakkad selle järelhaldusega tegelema. Meil on 15 000 toodet laos, ehk siis
on nii-öelda neid lahendusi, mida pakkuda. Ja noh, me oleme ise nagu uhked selle üle, et meil on ikkagi see brändide valik on päris lai. Ja siit joonistub meie fookus, premium brändi portfell, terviklahendus isikukaitses ja tööriistades, tugev B2B partnerlusmudel ja pikaajalise kliendisuhted. Et see hea toote müümine on nagu see asi, mis selle pikaajalisuse sulle tekitab, on ju. Ja me tahamegi konkureerida pigem nagu kvaliteedis ja usaldusväärduses, mitte niivõrd, ütleme, nende hindadega, on ju. Ilmselgelt tänades majanduskeskkonnas hakkab juba selliseks trikiks muutuma, on ju. Aga see, kes nagu hindab kvaliteeti, et temale see loeb. Ja noh, selle baasilt me oleme siis joonistanud oma strateegiat ja ütleme, see strateegia on tegelikult isegi olnud aastast 98 selline, et varasemate omanikega, et meil on nagu selge positsioneerimine, me tahame müüa segmenti. Me julgen öelda check selle koha peal. Samamoodi tugevad valitud brändiportfellid, selle koha peal paneme ka linnukese endale. Nii enne kui ka praegu nagu Luna Grupi ajal. Ja B2B kliendisuhet arendamine täpselt samamoodi meie jaoks nagu väga tähtis asi. Ja noh, kuna meil on need kliendid, me julgeme öelda, et meil toimib see asi. Ja noh, samamoodi terviklahendused väikestest suurteni. Ja kui me nüüd Luna Grupi ajal siin ütleme, noh, me oleme 7 aastat peaaegu turul olnud või toimetanud selle nime all, on ju, et siis me oleme nagu vaadanud, et kus meil siis nagu see efektiivsuselement on. Ja selle koha peal, ütleme 7 aastat tagasi, me vaatasime, et protsesside tarkvarad, et kas me oleme ikkagi jätkusuutlik ja kas see on nagu skaleeriv kasv meil siin olemas. Ja siit hakkasid nagu mingisugused protsessid jooksma, et on inimesed ja inimesed oma ootustega, et noh, mis on siis töötaja ootused, et võib-olla kuskil life coachid räägivad teinekord sellest, et eneseteostusest ja nii edasi, aga noh, kui me lähme päris rohujuure tasandile, siis me ikkagi jõuame sinna, et töötaja tahab töötasu, ta tahab aega, kas ta siis saab selle raha eest seda tööaega osta endale ja samamoodi tahab ta rahulolu. Ja kui me vaatame seda tööandja vaatest, siis ta on natukene sama asi, ainult et võib-olla on see selline nurk on teissugune, et tööandja vaatab tootlikkust. Ta maksab raha, ta saab oma tootlikkuse. Kui aeg on õieti kasutatud, siis on see ka efektiivne ja kui on pühendumus, siis on ka rahulolev töötaja. Ehk siis just on need punktid täidetud ja nüüd me siis vaatame nagu seda asja nagu tervikuna. Meil on need töötaja vajadused, meil on need tööandja soovid, meil on enda B2B ärikliendid, meil on enda premium segment. Aga mida me siis muudame? Või kuidas me siis muudame? Või millest me siis nagu alustame seda suurt muutmist? Et meil on need elemendid olemas, aga kuidas me neid muudame? Või õigemini, kas millest alustada? Või kas me tahame neid kõiki asju nagu korraga muutma hakata? Ja siis me vaatasime sellele sisse ja me jõudsime nagu sinna, et üks asi, mis teeb nagu nii-öelda inimese kui ka siis tööandja nagu nii-öelda õnnelikumaks, kiiremaks ja paremaks, on õiged andmed. No, me võime siia isegi juurde panna veel info ja data ja kui me vaatame nagu iseenda nagu liikumist, ütleme, see on varasemast nagu praeguseni on ju, siis siit ma nagu tooksingi näited, ütleme, miks see nagu need andmed on olulised, ütleme, kogu nii-öelda Excelendi nii-öelda, kes on aidanud meil neid lahendusi nagu ehitada, et kus me nagu olime varem, enne Luna Grupi aega on ju, et meil oli suhteliselt kulukas majandustarkvara. Meil oli 2-3-kordne müügitellimuse käsitlus, mis siis põhimõtteliselt tähendas seda, et müügijuht pani müügitellimuse ülesse, siis see läks assistendi kätte, siis see läks nagu järgmise assistendi kätte, kes siis nagu käitles seda tellimust vastavalt sellele, mis siis temaga teha oli vaja, kas oli vaja ta kohe nagu ära tellida, kohe laost välja saata. Mul on pärast üks näide ka selle kohta, et kui ma aega mahun, siis ma nagu näitan ka seda. Täpselt sama asja puudutas nagu ostutellimusi, et ostutellimus, et ta oli vaja saata kellegile läbi e-mailide, läbi veebikeskkondade, et suhteliselt keerukas. Laoarvestus. Me teadsime, palju me tahame kaupa laos hoida ja siis me siis statistikat
oli nagu vähe, õigemini statistika oli kättesaadav nagu artiklipõhiselt, ehk siis me vaatasime nii, et me hoiame 10 tükki laos endale ja siis me nagu hoidsime seda 10 laost, aga olulisus ei olnudki selles, kas tal päriselt nagu nii palju vaja ka on, võib-olla on vähem vaja, võib-olla on rohkem vaja. Ja müügiinfo kättesaadavus samamoodi, et me tahame ikkagi teada, kui palju ja mida me müünud oleme, on ju, ja see käis ikkagi selliselt nii-öelda raportite põhiselt, pidi kuskilt nagu vaatama. Ja meie jaoks, kuna meil on palju brände, see tähendab seda, et meil on ka palju tarnijaid, on ju, siis samamoodi, ütleme, see tarnijate laoseisude kättesaadavus käis läbi nende veebi, e-mailide kaudu, on ju, keeruline. Ja isegi meie enda laoseis, ütleme niimoodi, et me artikli põhiselt nägime, aga tihti, kui me tahame projekte müüa, siis meil vaja korraga näha päris mitut nii-öelda artiklit, on, et palju meil siis neid on, et palju meil seda konkreetset mudelit laos on või palju meil on mingi konkreetseid puuride suurusi laos. Et ei olnud nagu lihtne niimoodi. Ja kuhu me siis oma teekonnal välja oleme jõudnud tänu nende andmete efektiivistamisele, oli vist sõna. Ehk siis meil on täna nagu kuluefektiivne nagu majandustarkvara. Ja seda tänu siis partnerile, kus me täna oleme. Ja see samane müügitoru on ju, mis ma enne nagu kirjeldasin, mul pärast on selle kohta näide ka, ütleme, et kui enne käitles seda ühte sama tellimust mitu inimest, siis nüüd on ta selline klikkide kaugusel selleks, et see müügitellimus jõuaks lattu, jõuaks kliendini. Ostutellimused, üks väga äge asi, editellimused, mis tähendab seda, et sa enam ei telli teda kuskilt majandustarkvarast või tähendab, sa ei telli teda enam kuskilt veebikeskkonnast, vaid ma panen selle ostutellimuse enda majandustarkvarasse sisse ja see saadetakse siis juba otse siis minu tarnija majandustarkvarasse. Et jääb ära selline manuaalne töö seal vahel ja ka inimvead. Ja lao täiendus vastavalt vajadusele, et täpselt samasugune asi, et me analüüsime, kui palju me oleme müünud, kui palju meil nagu vaja on ja vastavalt sellele käib lao täiendus, et ei käi sellise nagu staatiliselt, et hoiame mingisugust konkreetset kogust laos ja siis opereerime sellega, et see ei pruugi nagu olla piisav. Või siis teda võib liiga vähe olla ja teda võib liiga palju olla. Ja üks oluline asi ka müügistatistikas vaatenurgast, et meil on nagu olemas tänane, või ütleme niimoodi, täna hommikul ma tean, et mis meil siis nagu eile siis müügiseis oli. Et kui vaadata, kust me tuleme, on ju niimoodi, siis väga oluline aspekt jälle. Ja üks asi, mis tänaseks me oleme endale ära teinud, on see, et me oleme integreerinud siis tarnijate laod oma enda majandustarkvarasse, mis tähendab seda, et meil on mingisugune tarnija, tema mingisugused tooted. Ja kui ma tahan teada seda, ütleme, kuna me oleme ka projektimüügi äris väga paljuski, siis kui müügimehel on vaja näiteks müüa, ma ei tea, 100 jopet, 10 ta võtab meie enda laost, on ju, ja siis ta näeb ka seda, kui palju tarnija enda laos veel on. Ehk siis ta saab väga kiiresti öelda kliendile, et okei, 10 on mul, aga juurde saad tarnija juurest on olemas tarneaeg ja nii edasi, et see on nagu olemas. Ehk siis me saame nagu lubada väga nagu usaldusväärset infot. Ja samamoodi on meil käes ka siis nagu laoseisud nii-öelda siis brändide ja tootegrupi ja tarnijate lõikes, et ma mainisin seda andmeid ja see andmete olulisus, et see aitab nii-öelda seda tööd väga palju efektiivsemaks ajada ja kui töötajal nagu endal on olemas see nii-öelda, ütleme siis hea tööriist, tal on need andmed hästi käes on ju, siis ta on ise ka nagu õnnelikum ja rahulolevam, ütleme, nende asjade tegemisel. Et see oli see, mille ma tahtsin nagu näiteks tuua, see puudutas nüüd nii-öelda seda müügitellimust on ju niimoodi, et kui kunagi, kes müügitellimuse niimoodi panemine, et oli vaja nii-öelda kirjutada juurde on ju niimoodi, et rida 7 ei ole, et rida 7 on 3 tükki, telli Rootsis 7, siis oli sul vaja veel tarne juurde panna on ju, et millise nii-öelda tarnega sa saadad TPD-ga, sellest järgmine rida väljendab seda, et see on nagu tellitud, seal on mingi tellimuse number, seal on kellegi initsiaalid järgi ja sealt edasi on veel, see vist oli järeltellimuse oma ja tellimus on lattu saadetud. Ehk siis siukene nii-öelda siis nagu vabas vormis kirjutatud tekst oli siis vaja nagu erinevatel instantsidel nagu läbi hekseldada ja aru saada, mis on nagu tema siis nii-öelda ülesanne siit. Ja kui meil on nagu meeskonnas 10 müügimeest, siis igal ühel oli ka oma käekirja, et see on nagu näide sellest, igaüks kirjutas nagu oma moodi seda asja. Aga tänaseks päevaks näeb see nagu pilt selline välja,
et seal, kus on üleval on luna hetkeseis, et see samane tellimus, sa paned selle toote kliendi riiulisse, midagi on vaja tellida, seal teisel pool otsas on vastutus, see läheb lattu, see on vaja ediga tellida, sa määrad nii-öelda lähetusviisi, sa klikid need asjad ära, mis selle tellimusega teha on vaja ja ta liigub ise automaatselt siis iga vastutava instantsi siis nii-öelda töölauale. Ehk siis see samane müügitoru, millest ma nagu enne korraks põgusalt nagu rääkisin. Ehk siis tänaseks päevaks on nagu see nagu automatiseerimine ja see nagu see andmete nagu kättesaadavus ja pluss siis ka see nii-öelda töötajale see mugavamaks tegemine on minu arust üks väga oluline asi. Ja selle kaudu ütleme niimoodi, et kui me oleme vaatanud, kus me nagu jõudnud oleme, siis ütleme see endine strateegiapilt, et me julgeme ja saame täna siia ka nagu selle checkpointi nagu ära teha. Et aga ega meil seda niisama nagu teha ei ole saanud, et kõik need lahendused, mis me rääkisin nagu enne ja kus me siis nagu jõudnud oleme, et me oleme neid teinud läbi oma usaldusväärse partneri ja siinkohal ma julgengi ja tahangi neid tänada, et nemad on selle meile teinud. Et aitäh, ma siis läks rute. Aitäh, Indrek. Võib-olla tuled siia poole, siis sa jääd isegi paremini kaamerapilti. Mõned küsimused on tekkinud. Palun. Sa rõhutasid selgelt premium positsiooni. Yes. Et kuidas te praktiliselt väldite hinnakonkurentsi sattumist, eriti just keerulises majanduskeskkonnas? Ma arvan, see keeruline majanduskeskkond on vist jätkuv. Jaa, see on ja eks ta on, aga ta on ikkagi seotud sellega, et eks siin tuleb teha seda vana head ja rasket nagu müügitööd ja ikkagi selgitada kliendile seda nii-öelda, et mida sa sellest saad on ja niimoodi, et see on see vana hea asi, et kas sa oled nii rikas, et osta nagu odavaid asju. Ja see nii-öelda siis nagu otsustajatele selgeks sellest, et on nagu võrdlusmoment selles, et kas ostad natukene kallima asja või siis odavama asja. Ja meie nagu usume nende premium brändidesse ja me teame, et nad töötavad ja kes on selle kasutusele võtnud, et samamoodi ka nemad, ütleme, on seda usku. Ilmselgelt on eelarved ja iga kord sa ei saa niimoodi lubada endale seda, mida sa tahad ja nii edasi on ju. Et ilmselgelt on see viimastel aastatel see olukord oluliselt kriitilisem, jah. Okei, aitäh. Siis jõuate veel küsimusi saata, meil on 6 minutit, praegu on 3 tulnud ja ühe ma ütlesin juba, lugesin ette, aga siis küsimus number 2, et kui keeruline on töötajaid panna tarkvara uusi lahendusi päriselt kasutama, mitte vana harjumust jätkama? No ma arvan, et selle kohta vist iga juht ja projektijuht oskab öelda, et see vanas kinni olemine on alati tekib see tõrge kõigepealt, nüüd on mingi uus asi, miks ma pean seda hakkama kasutama. Aga see on ikkagi, kui sa näitad ikkagi nagu praktiliselt ära, et kuidas see sinu elu nagu lihtsamaks teeb, on ju, et see on selle asja üks külg ja teine asi on see, et kuidas nagu ettevõttel läheb samamoodi nagu see nagu olukord nagu lihtsamaks ja paremaks ja mugavamaks. Et siis tegelikult nagu saadaks aru, et nähakse seda tervikut ka, et tihti ütleme, tulebki inimestele ka natuke sellest tervikust rääkida, mitte ainult konkreetse inimese omas mingis töö nagu instantsist, mida ta siis nagu teeb, vaid natukene nagu suuremat pilti näidata ja see nagu aitab kaasa. Kuni selleni välja, et samane, mis ma üritasin selle müügitoru näites ja sisse tuua, ehk siis see on väga selge. Siin ei saa keegi eksida, keegi ei saa kellegi öelda niimoodi, et ma jätsin midagi tegemata või ma sain valesti aru või midagi. Et on nagu hästi konkreetne, selge ja nii on. Okay. No ja just see sama müügitellimuse näide, ega sa ei saagi müügitellimus salvestada, kui sa pole seal mingit valikut teinud. No just. Nii et sa oled sunnitud seisus. Nii, siis küsimus number 3. Mille põhjal tegite tehnoloogia, sealhulgas ERP-valikuid, jäi kõlama, et hind? Tegime selle baasil, et me tegelikult kasutasime, ütleme nii, et me oleme Excelindega juba varem seotud, aga kasutaja mugavus, ütleme, me täna kasutame standardbuksi ja tema nii-öelda kuluefektiivsus minu jaoks versus see, mida me nagu ennem kasutasime, oli nagu nii suur, pluss ma vaatasin, mida ma siis nagu saan selle eest ja ütleme niimoodi, et siuke tunne oli, et ma olen nagu kogu aeg nagu jubedalt nagu üle maksnud verreldes nagu ütleme, kui ma nagu võrdlen nagu kahte asja omavahel niimoodi. Ja loomulikult ka sa pead kaasama inimesi, kes sellega sul töötama hakkavad ja oli nagu näha seda, et inimesed olid väga nagu vastuvõtlikud sellest, sest tundus neile loogiline ja arusaadav.
Nii, praegu meil rohkem küsimusi ei ole, aga pole hullu. Mul on endal sulle üks küsimus. Teil on hästi lai tootevalik, hästi palju brände ja hästi palju erinevaid valdkondi on ju. Teil oli masinad, isikukaitsevahendid, tööriistad ja nii edasi. Et kuidas sa selle kõige raames ikkagi fookust ära ei kaota? Ma ütlen nii organisatsioonilises mõttes logistika, juhtimise inimeste seisukohalt. No eks ta on niimoodi, et sa pead ikkagi, ütleme see meie jaoks see nagu see narrow down või see kokkuda, see hakkab nagu kliendist nagu pihta, ütleme niimoodi, et meil on nagu kliendid, me müüme neile nagu nende lahendusi, et see nagu üks suur võtmesõna on see nagu lahenduste müümine ka, et me vaatame, kes on kliendid, mida nad vajavad, on ju. Meil on tänased teadmised, ütleme, et kus me nad nagu kätte saame, et see lai portfell annab meile lihtsalt võimaluse nagu valida, et aga see asi hakkab sellest lahendusest nagu pihta, et kui meil lahendus on olemas, siis me leiame selle sealt nagu üles. Okei. Nii, ma korra vaatan, kas meil on tulnud lisaküsimusi. Ei ole, aga pole hullu. Mul on endal veel üks küsimus. Jaa. olin taibukas ja varusin. Strateegiast räägitakse hästi palju. Yes. Kuidas see sinu jaoks igapäevatöös väljendub? Kuidas iga reatöötaja saab aru, mis on strateegia tema vaates? Ütleme niimoodi, et meil on need enda see fookus ja ütleme see, kuhu me siis jõuda tahame, kellega me suhelda tahame ja mida me siis neile nagu müüa tahame niimoodi. Ja mõnikord on ka see, et ütleme reatöötajatele või reatöötajale, me oleme suhteliselt väike ettevõte, et meil on nagu meie töötajad. Et teinekord tasub neid samu asju aega, et lihtsalt üle rääkida niimoodi on ju, mida me tahame teha, kellele me neid müüme, mis on meie prioriteet on ju, kus on meie nagu tugevus on ju, see on meie eksklusiivsus on ju, miks sellega nagu lihtsam on majandada. Et selline aeg-ajalt reset või meelde tuletamine, et see on selline, isegi iseendale vahepeal niimoodi on ju, et me nagu ei hakka liiga palju tegema, et sa pead nagu eristama nagu siis olulisust ebaolulisest ja mõnikord tahab mõni klient sisse tulla, kes ta ei ole sinu klient on ju, niimoodi, aga sa just nagu näed seda müügivõimalust ja siis sa tahad taga tegeleda, aga siis sa paratamatult ütleme, sa vajud laiali on ju niimoodi, et see on selline ütleme aeg-ajalt meelde tuletamine ja ka ülevaatamine. Et kas see, mida me teeme, et kas see toimib nagu? Jaa, väga hea. Meil on küsimused sulle nüüd otsa saanud. Et ma igal juhul väga tänan sind, Indrek, ja aitäh sulle. Aitäh! Ja.